See nimetatakse 3 telje mudel. See on mudel, millest me räägime hästi palju, sest et see on väga tähtis ja aitab meid mõista palju asju kabalatarkuses. Hakkame selgitama. Vaadake parempoolset telge. Siin on kirjutatud Olam Ein Sof, mis tähendab lõpmatuse maailm. Me nimetame seda teljeks. Esimene telg, 1. See mäletate, millised juured, mis langevad allapoole ja vot näete, see langeb ülevalt allapoole. On suund ülevalt alla. Iga etapp sellel laskumisel nimetatakse maailmaks. Maailm, mis tähendab heebrea keeles, kõlab nagu olam, olama sõnast valgus, vähehaaval. Valgus justkui kaob, seda varjatakse kogu aeg. Kujutage ette, et tuleb filtrite läbi, see valgus ülevalt alla, laskub ja see varjatakse, kuni kaob lõplikult see valgus. Vaatame seda joonist veel. Vot see seisund, kus see valgus on täielikult kadunud, see on meie maailm. Ja kordame veel. Me räägime seisundist, mis räägib avastamisest. See on Olam Ein Sof, lõpmatuse maailm. Valgus on täielikult avatud ja vähehaaval valgus kaob, seda varjatakse 5 etappi kaudu. Ja igas ühes neist valgus üha rohkem kaob kuni seisundini, mitte kohani, vaid seisundini. Meie seisund, mida nimetatakse meie maailm või see maailm. See tähendab seda, et valgus on täielikult varjatud meie eest. Me ei tunne seda valgust. See ei räägita päikesevalgusest, vaid hingelisest vaimsest valgusest. See tähendab, et valgus on looja, see on andmise soov, andmise omadus. Meie maailmas on looja varjatud. Me näeme inimesi, me näeme loomi, me näeme elutut taimset tasandit. Me näeme teisi inimesi, nad tekitavad meis erinevaid tundeid, nad ärritavad meid või pakuvad rõõmu, aga me ei tea, kes on looja. Meile räägitakse, et on midagi sellist, aga me ei näe teda, me ei tunne teda. Kust ta on? Siin või seal, üleval või all või kus kohas, või taevas või minu sees või minust väljaspool, see ei ole arusaadav meile. Ja see on see reaalsus, mida nimetatakse see maailm või meie maailm. See on koht, see on seisund, kus looja on meie eest täielikult varjatud. Ja see väljendab seda. Ja see ülevalt alla liikuv, siis see on esimene telg. Ja vaatame järgmist slaidi. Läbi 5 astme, igat ühte nimetatakse olam, maailm, olama, varjatus. Seda hakkame õppima veel palju kordi, et see on lihtsalt tutvustus. Ein Sof, see on siis täielikult avalik, on see valgus seal. Tema alla Adam Kadmon, siis on Atsilut. Seal valgus on veelgi enam varjatud. Selle all on Bria, siis on Yetzira ja siis tuleb Asja ja veelgi varjatum kuni seisundini meie maailm, kus looja on täielikult varjatud. Ja seda nimetatakse esimeseks teljeks. Ja siis räägime 3 telje mudelist ja praegu rääkisime ainult esimesest teljest. Ja siis räägime teisest teljest, võib-olla